Täna juhtus siin Riigikogus midagi sellist, mille kohta vanemad olijad ei mäleta, et kunagi varem oleks juhtunud. Aga alustame sündmustega algusest. Prokuratuur kahtlustab Tõnis Mölderit kahes asjas. Esimeseks, et seni tuvastamata ajal tegi Mölder kokkuleppe, et Keskerakond küsib riigieelarvest 25 000 eurot katuseraha MTÜ-le Kõo Jahiselts ja saab sellest 10 000 endale. Mölder eitab. Prokuratuuri puhul on nad mõningaid konkreetseid fakte minu hinnangul moonutanud ja teine pool on see, et väga palju sellest kahtlustusest põhineb kaudsetel väidetel või kaudsetel tõenditel. Juhul, kui need tõesti kusagil mingid vestlused või mingisugused arutelud on olnud, siis veel kord, nendes aruteludes, kus mina olen osalenud, olen ma alati lähtunud nendest põhimõtetest, et ma ei tegele isikliku kasu saamisega. Teiseks kahtlustab prokuratuur, et Tõnis Mölder saatis Keskerakonna sümboliga jõulukaarte Riigikogu kuluhüvitiste eest. Mölder ütleb, et Keskerakonna sümboleid kaardil ei olnud. Selliseid kaarte saadavad kõik kolleegid regulaarselt. Miks minu kaart on midagi erilisemat, tuleb küsida prokuratuuri käest. Ma olen soovinud sellel teemal anda ütlusi, ma olen esitanud neile terve hulga kirjalikke tõendeid, näitamaks ja tõestamaks, et sellel postkaardil ei ole Keskerakonna logo. 4-aastase uurimise tulemusel on prokuratuur valmis esitama süüdistust, aga selleks tuleb Riigikogu liikme puhul võtta talt saadikupuutumatus, mille poolt peab hääletama Riigikogu enamus. Selle prokuratuuri taotlusega tuli õiguskantsler täna Riigikokku Varro Vooglaiu sõnu kasutades tola mängima. Toimikus sisalduvaid tõendeid ja kujundada oma seisukohta nende põhjendatuse suhtes ja seda ei saa teha ka Riigikogu liikmed, siis kogu see otsus, kas võtta saadikupuutumatus ära või mitte, taandub pelgaks formaalsuseks ja sellisena pole sellel nagu mitte mingisugust mõtet. Sisuliselt on õiguskantsler temaga nõus. Õiguskantsler peab tulema Riigikokku ja saadikud peavad hääletama, aga asja sisuga nad tutvuda ei tohi. Alates 1. jaanuarist 2015 see enam ei ole sisuline protseduur, sellepärast, et toona muudeti seadust niiviisi, et õiguskantsleril ei ole sisulist võimalust ega ka mitte mingisugust mõtet peaprokuröri taotlust tagastada. Ja saadikule endal on kasulikum, et saadiku puutumatus võetakse ära ja see asi saab lahenduse. Kuna õiguskantsleri kaudu esitatud taotluses eilsel Tõnis Mölderi pressikonverentsil ja täna Riigikogus kõlas andmeid, et prokuratuur ei teagi täpselt, millal Mölder kahtlustatud kokkuleppe tegi, on postkaartide osas keeldunud Mölderilt ütluste võtmisest ning et jälitustegevuse taotluses olevat telefonikõne stenogrammi olevat prokuratuur muutnud, siis kõikides fraktsioonides oli neid, kes hääletusele kohale ei tulnud või kui tulid, siis nuppu ei vajutanud. Õiguskantsleri ettepanek ei leidnud toetust. Nii kukkus Riigikogus üle aastakümnete läbi mõnelt kahtlustatavalt Riigikogu liikmelt saadikupuutumatuse äravõtmine. Seaduse mõttes tähendab see, et niipea kui Tõnis Mölder enam Riigikogu liige ei ole, läheb kriminaalmenetlus ikkagi edasi. Et varem, enne 2015. aastat oleks võinud see kriminaalmenetlus ka lõppeda. Nüüd see enam nii ei ole. Teiselt poolt juhul, kui nüüd erinevalt siis 12 aasta tagusest ajast tekib ühiskonnas niisugune mõtteviis, et võib-olla sellistes asjades ei peakski kriminaalasja olema, et siis mine tea, et võib-olla ka peaprokurör ise otsustab, et ikkagi edasi ei minda. Väga suure tõenäosusega ma ei kandideeri järgnevatel Riigikogu valimistel, nii et minu volitused lõpevad väga suure tõenäosusega järgmise aasta märtsis parlamendi liikmena ja see, milliseid valikuid ja milliseid poliitilisi valikuid ma siis oma elus edasi teen, eks seda näitab aeg. Prokuratuuri teatel on Riigikogu otsus ootamatu ja nad kaaluvad, mida edasi teha.